Tänapäeva võrkudes on üks protokoll, mis töötab täiesti vaikselt kuskilt taustal, olles justkui nähtamatu kangelane, kes hoiab ära täielikud võrgukatastroofid. Ja see on Spanning Tree Protocol ehk SDP. Okei, lähme vaatame lähemalt, kuidas see siis meie digimaailma päästab. Alustame ühest paradoksist. Mõelge sellele. Me lisame oma võrkudesse varuühendusi, et need oleksid töökindlamad, eks? Aga just needsamad varuühendused võivad tekitada lõputu andmesidetsükli, mis jookustab kogu võrgu kokku. See on natuke nagu kindlustuspoolis, mis su enda maja maha põletab. See ongi üleliigsuse paradoks. Niisiis, vaatame kiirelt üle, mis meid täna ees ootab. Kõigepealt uurimegi seda ohtlikku paradoksi. Siis tutvume SDP elegantse lähendusega, vaatame, kuidas switchid endale nii-öelda bossi valivad ja loovad silmustete tee ja lõpuks räägime, miks tänapäeva võrkudes on kiirus absoluutselt kriitilise tähtsusega. Okei, esimene peatus. Kuidas on võimalik, et midagi, mis on mõeldud head tegema, varuühenduse lisamine, võib hoopis vallandada digitaalse orkaani, mida tunnakse ka broadcast stormi nime all? See protsess on tegelikult jahmatavalt lihtne ja just seetõttu ka ohtlik. Kujutage ette, et üks arvuti saadab välja ühe ainsa broadcast sõnumi. Switch 1, kes ei tea täpselt, kuhu see saata, teeb seda, mida ta peab tegema, uhab selle igast oma portist välja. Switch 2 saab nüüd 2 täpselt identset koopiat ja teeb sama asja. Need jõuavad tagasi Switch 1-ni ja boom, tsükkel ongi loodud. Ja see üks ainus pakett hakkab paljunema meeletu kiirusega ummistades kogu võrgu sekunditega. Ja siin ongi kogu probleemi tuum. Erinevalt näiteks internetipakettidest, millel on sisse ehitatud parim enne tähtaeg ehk time to live, puudub Etherneti kaadritel selline asi täielikult. See tähendab, et kui selline kaader satub tsüklisse, siis ta jääbki sinna. Igaveseks või vähemalt seni, kuni keegi füüsiliselt kaabeli seinast välja tõmbab. Aga ärge muretsege, igas heas loos on olemas ka kangelane. Ja siin astubki lavale meie loo kangelane, Spanning Tree Protocol. See on üks nutikas lahendus, mis ennetab kogu selle kaose ühe väga lihtsa, aga samas geeniaalse reeglida. Ja siin peitubki SDP geniaalsus. See ei eemalda füüsilisi varuühendusi. See lihtsalt lülitab need loogiliselt välja. See blokeerib ära just selle ühe pordi, mis tsükli tekitaks, aga see blokeeritud port jääb ooterežiimile. Kui põhiühendusega peaks midagi juhtuma, aktiveeritakse see automaatselt ja päästab päeva. Okei, see on kõik hea ja ilus, aga kuidas need seadmed omavahel kokku lepivad? Milline port tuleks blokeerida? Nad ei saa ju lihtsalt münti visata. Selleks peavad nad kõigepealt looma hierarhia. Nad peavad valima endale juhi, nii-öelda bossi. Ja see ongi see põhiküsimuseks, kuidas üks hajutatud süsteem, kus kõik seadmed on alguses võrdsed, suudab jõuda ühisele otsusele. Vastus peitub ühise tugipunkti, root bridge'i ehk juursilla valimises. Kogu võrgu loogika ehitatakse üles just selle ühe keskse seadme ümber. Iga switchi valimisnumber on tema bridge ID. Mõelge sellest kui kombinatsioonist switchi reitingust ja isikukoodist. Reegel on lihtne nagu golfis, mida madalam on number, seda parem. Madalama ID-ga switch võidab. Ja mis on eriti oluline, võrguadministraatorid saavad seda prioriteeti käsitsi muuta, et tagada just kõige võimsama ja sobivama switchi saamine juhiks. Vaatame ühte reaalset näidet. Meil on 3 switche. Nagu näete, on neil kõigil sama vaikimisi prioriteet 3278. See tähendab, et meil on viik. Mis nüüd saab? Kuidas see lahendatakse? Ja siin tulebki mängu geniaalne viigimurdja MAC-aadress. Kuna iga MAC-aadress on maailmas unikaalne, on alati üks, mis on numbriliselt madalaim. Meie näites on selleks SV1, mille MAC-aadress algab AAA-ga ja seega on meil võitja, temast saab meie võrgu root bridge. Nüüd, kui meil on nii-öelda kuningas kroonitud, on aeg hakata kuningriiki korrastama. Vaatame, kuidas see silmusteta loogiline puusist tegelikult üles ehitatakse. SDP määrab igale pordile ühe 3 rollist. Igal switchil, mis ei ole root, on täpselt üks root-port. See on tema isiklik kiirtee tagasi bossi juurde. Designated port on tavaline edastav port, töömesilane. Ja lõpuks blocked port. Tema on see, kes ohverdatakse silmuse vältimiseks, aga ta on tegelikult ülitähtis varumängija pingil. Aga kuidas switch teab, milline tee on see kiireim? See kasutab maksumuse mõistet. Mõelge sellest nagu maanteemaksust. Nagu mäha on kiirematel ja parematel ühendustel madalam ehk siis odavam maksumus. 1 gigabittine link on palju odavam kui 100 megabittine. Nüüd väike mõtteharjutus teile. Kui te oleksite switch ja teil oleks vaja valida 2 tee vahel,
üks on kiire ja odav kiirtee ja teine on aeglane ja kallis külavahetee. Kumma te valiksite, et sihtkohta jõuda? Loomulikult! Ikka see kiirem tee! See illustreeridki suurepäraselt STP loogikat. See ehitab alati kõige efektiivsema ja kiirema tee tagasi võrgu keskpunkti. See aeglasem ja kallim link jätatakse varuks. Aga sellel algsel STP protokollil oli üks suur viga, mis tänapäeva maailmas on lihtsalt vastuvõttamatu. See oli kohutavalt aeglane ja see viiski meid uue ja palju parema versioonini, mida tuntakse Rapid Spanning Tree nime all. Kui algses STP-s toimus mingi muutus, pidi port läbima väga aeglase protsessi. Kõigepealt see kuulas 15 pikka sekundit, et lihtsalt aru saada, mis võrgus toimub. Seejärel õppis see veel 15 sekundit, enne kui see hakkas üldse mingeid andmeid edastama. Kujutage ette 0,5 minutit ootamist. Kokku võis võrgu taastumine pärast ühenduse katkemist võtta 30–50 sekundit. Tänapäeva maailmas on see terve igavik. Mõelge videokõnele, mis katkeb, või online-mängule. Täielik katastroof. Ja siin ongi põhjus, miks loodi Rapid Spanning Tree protokoll ehk RSTP. Vaadake seda erinevust. 30–50 sekundit versus 1–2 sekundit. See on nagu võrrelda tiguposti valguskiirusega. Ja just see on põhjus, miks RSTP on tänapäeval standard. Okei, võtame selle kõik kiirelt kokku. Mis on kõige olulisem meelde jätta? Esiteks, STP päästab meid võrgusilmuste eest. Teiseks, see loob korra, valides juhi ja blokeerides varuteed. Kolmandaks, parim tee on alati kiireim tee. Ja lõpuks kõige tähtsam, kuigi algne STP oli oma aja kohta geniaalne, on see tänaseks lootuselt aeglane. Tänapäeva standard on RSTP, mis teeb sama töö ära peaaegu hetkega. Ja ma jätan teid lõpetuseks õhe mõttega. Kui me oleme juba suutnud lahendada füüsiliste teede automaatse parandamise probleemi nii efektiivselt, siis mis on see järgmine suur väljakutse võrgu automaatikas? See on küsimus, mis määrab tuleviku võrkude arengu. Aitäh, et kaasa mõtlesite!